Tere! Täna on meil külas Helena-Liisi, kes räägib meile, kuidas erinevad erialad üksteist täiendavad. Räägi meile natuke endast, et kes sa oled ja mis sa õpid. Tere! Ma olen Helena-Liisi. Ma õpin hetkel ajakirjandust ja kommunikatsiooni, mille kõrval erialaks on meil majandus. Ehk siis natuke keeruline võib-olla trio, aga ajakirjandust ja kommunikatsiooni õpetatakse meil koos. Ja mina valisin sealt siis kommunikatsiooni eriala endale peaerialaks. Ja hetkel lisaks koolile ja õppimisele tegelen ma siis ka turundusklubiga. Ma olen seal sisetiimi juht. Siis Startup Days ma olen ka turundustiimi ennast kuidagi söönud ja nüüd sellest kuust alates olen ma ka TÜES ehk siis Tartu Ülikooli üliõpilasesinduses. Kuidas sa kõike seda jõuad? See on hea küsimus. Tegelikult minu nagu üheks suurimaks motivatsiooniks on need inimesed, kellega ma töötan ja pigem just see, et ma saan teha seda, mida ma tahan. Kool on väga tore, see õpetab sulle palju, aga see ei lase sul praktiseerida seda kõike. Ja minu jaoks just see, et ma panen need asjad, mis ma õpin tegevusse, tekitab minus seda tunnet, ma tahan veel seda teha, ma tahan paremini teha ja siis need omavahel kuidagi täiustavad üksteist. Kus sul tuli idee valida majandus kõrval erialaks, et kas sa juba olid nagu otsapidi turunduses sees või kus see idee tuli? Majandus kõrval erialaks tuli mul niimoodi, et esimese semestri võib-olla esimesel nädalal või teisel nädalal ma sain aru, et meil on väga palju humanitaaraineid, kus peab väga palju lugema, väga palju tekstitöötlust tegema, mis on väga positiivne ja tuleb alati kasuks, aga ma tundsin puudust sellistest reaalsematest ainetest, kus peab numbreid kasutama, analüüsima, võib-olla rohkem sellist vähem tekstitöötlust, rohkem numbritöötlust ja sellepärast majandus tundus minu jaoks õige. Ma ei kaalunud isegi vist ühtegi teist kõrvaleriala, kuigi ma mäletan, et mu kursakaaslased rääkisid mulle, et tahaks vist minna psühholoogiat õppima ja ma mõtlesin, et see võib ka ikka päris hea tuua olla, aga nüüd ma ei ole küll seda kahetsenud, et ma majandust võtsin. Pigem arvan, et mul on võib-olla isegi parem niimoodi. Aga kuidas sa tunned, et kuidas majandus ja kommunikatsioon siis üksteist täiendavad, et mis on need eelised? Majandusel ja kommunikatsioonil on väga palju asju, mis kattuvad. Näiteks just minu näitel turundus kommuinimesena. Ma arvan, et turundus tegelikult proovib viia mingit sõnumit inimesele, kas on siis mingit asja ostma või mingit teenust kasutama. Aga kommunikatsiooni eesmärk on tegelikult laias piltis see, et turundus võib-olla tegeleb sellega, et kuidas kiirelt inimest ostma saada ja kommu siis, et kuidas üldse brändi luua. Et kuna nad on nii üksteisega seotud, siis tuleb alati kasuks, kui sa oskad seda turunduspoolt, mis ütleb sulle numbrid, ütleb, kes kus liigub, kes mida teeb ja kommunikatsioonis sa saad veel rohkem ja veel osavamalt sihtida seda tegevust. Ehk minu meelest ühte ei saa ilma teiseta. Ma ise olen ka, mu peaeriala on siis majandus ja kõrvalerialaks on kommunikatsioon, et esimestes tundides kommunikatsioonis mulle öeldi, et võtke kindlasti turundust juurde ja turundusainetes öeldi, et võtke kommunikatsiooni juurde, et ma ise tunnen ka, et need nagu väga hästi täiendavad üksteist. Aga räägi võib-olla natuke turundusklubist, et mis sa seal täpsemalt teed? Turundusklubist. Alguses ma alustasin liikmena. Suht sarnaselt Siimule ma sattusin sinna sellepärast, et seal saab tasuta süüa. Ühesõnaga, meie avaõhtul me pakume tasuta pizzat ja õllet, sest meil on väga lahedad sponsorid. Ja Turundus käib. All the way. Ühesõnaga, ja siis kuidagi ma mõtlesin, et tegelikult on nagu päris lahe asi, et peaks vist ikka ka proovima. Ja siis ma võtsin sealt ühe projekti, peale projekti tundsin, et tegelikult ma võiks isegi rohkem teha ja siis ma sattusin juhatusse. Tegelikult nad otsisid seal ainult personalijuhti ehk siis see inimene, kes jaotab inimesi gruppidesse. Aga kuna oli 2 kandidaati, kes väga meeldisid, siis mulle tehti eraldi roll sisetiimi juhina ja see roll sai siis selliseks, et minu eesmärk seal on klubi liita rohkem üksteisega kokku, mis on erilise rõhu all olnud just praegu, kui on koroona, ehk inimesed ei käigi kodust väljas ja ei suhtle. Et siis kuidagi seda sisekommunikatsiooni ja klubi sisest liikumist arendada.
aga eelmine aasta, kas sul oli ka projektipraktika, et meie see podcast on ju siin praegu projektipraktika raames, et mis ettevõttega sina eelmine aasta koostööd tegid? Jaa, te olete esimene aasta, kes saab seda projektipraktikana teha. Me tegime suured muutused nüüd juhatusega ja mina kahjuks ei saanud seda projektipraktikana vormistada, aga käisin Elmorendis. Aga projektipraktika ma läbisin niikuinii, sest ma otsustasin, et ma tahaks midagi veel teha. Ja ma lõpetasin sellises vahvas kohas nagu karjäärifestival, mida korraldab üks meie ülilahe õppejõud Anneli Lorenz, kelle pärast üksi ma juba selle aine lihtsalt või selle seltskonna valisin. Ja tegelikult see oli nagu ülimegaäge võimalus. Ja see oli vist esimene kord, kui ma tegin turundust ilma selleta, et oleks selline suurem autoriteet ees, kes on varem teinud. Me olime kõik tiimis sellised, et jaa, me oleme õppinud majandust ja teeme siin, kes tegi bakat, kes tegi magistrit, aga kellelgi polnud sellist eriti suurt töökogemust. Ja siis meile anti vabad käed ja me lihtsalt läksime ja tegime ja see oli üli-mega kogemus. Mis sa Elmorendis tegid? Elmorendis me olime ka ühe poiste grupiga. Juhtus nii, et oli 4 poissi ja mina olin tiimijuht tüdrukuna. See oli väga fun kogemus selles suhtes, et õpetas kõige rohkem minu meelest, kuidas tiimi motiveerida, kuidas olla hea tiimijuht. Eelkõige seda, et kiitussõnad ei ole kunagi halb viis, kuidas kedagi tänada ja et kiitussõnad alati enne tagasisidestamist, et midagi ei tunduks liiga personaalne võib-olla või selline. Ja lõppude lõpuks sealt tuli ka paar päris ägedat kampaaniat välja, mida siis nüüd Elmorent vist on rohkem suunatud oma aktsiaturule, aga tol hetkel oli rõhk ka sellele, et Tartus saaks rohkem kasutajaid, kuna peamine äri toimus Tallinnas, et see täitsa õnnestus. Mis su lemmikained majanduses on? Mul on päris mitu lemmikainet. Turundus. Shout out Tanel Mehisele, kes on ülilahe õppejõud, kes alati kaasab oma õpilasi, igasuguseid asju tegema ja väga motiveerib õpilasi. Ja teiseks, milline lahe kogemus õppida asju niimoodi, et seal on ka, meil on ju ülitipptasemel neuroturunduslabor, kust saab ülilahedaid katseid läbi viia. Teiseks aineks ma ütleks, et on organisatsiooni käitumine, mis õpetab just rohkem minu meelest kommu poolt tegelikult majandusainetes. Ja see on selline aine, mida ma ütlesin kõikidele oma kursakaaslastele, et kuulge, võtke seda, sest teil läheb seda vaja. See on põhimõtteliselt see, et kuidas sa oma organisatsiooni sisekliimat juhid. Ja jah, need on vist minu 2 kõige lemmikumad siiani olnud. Kui sulle turundus meeldis, ma soovitan turunduse juhtimist ka võtta, et see on ka hästi lahe. Okei, panen kõrva taha. Ja võib-olla, mis on su kommunikatsiooni lemmikained, et kohe siia kõrvale võtta? Kommunikatsioonist kindlasti tegelikult rohkem ajakirjandussuunaga ained, sest et ongi näiteks intervjueerimise alused või ma ei mäleta, kuidas selle aine nimetus täpselt oli. Brit Laak annab väga selline sisukas aine, peale mida sa oled rikutud mõneks ajaks, sest sa kuuled asju, mida sa ei taha kuulda intervjuudest, sest sa analüüsid neid juba rohkem kui ühel tasandil. Aga kindlasti ka praktiline kommunikatsioon, mis on meil siis 2x12 appi, ehk siis sügisel 12 ja kevadel 12. See on selline väga mahukas, aga mega õpetlik aine, kus saab siis ka rakendada seda, mida sa õpid. Ja, mul on endal ka see praegu pooleli ettevõtetega koostöö. Mis ettevõttele teie praegu kommunikatsiooni teete? Me teeme praegu ühele kohvikule taskus. Surf and Sun on nimi. Kuidas praegu meeldinud on? No see aine on ikka nagu massiivselt kasvatanud. Tõesti nagu sellist isiklikku arengut on vist kõige rohkem tänu sellele aine tulnud. Võib-olla just sellepärast, et see on väga realistlik töösituatsiooniga, kus sa pead selgitama kliendile, et miks sa tahad teha ja kuidas sa tahad teha ja tõestama ennast võib-olla isegi, sest et tudengina võib-olla ei võeta sind nii tõsiselt kui seda kommunikatsioonibürood, keda sa tegelikult võtaks tööle. Et natuke sellist statistika tugevdamist ilmselt on kõige suurem asi, mis me oleme hetkel tiimiga õppinud.
mis su tulevikuplaanid on, et sa praegu nii mitmel rindel tegutsed, et mis sa edasi plaanid teha? No selleks suveks on mul väga suured plaanid. Ma olen tegelikult Tallinnast pärit ja Tallinnasse ma lähen praktikale ka. Nüüd olengi mitu nädalat siin raskeid valikuid teinud, et kuhu minna ja väga suur võistlus on kõikide kohtade vahel, kõik tahavad, et ma läheks sinna, mina tahaks ka kõikidesse minna, aga kõike ei saa. Ühesõnaga, nüüd ma lähen digikommunikatsiooni spetsialisti praktikale ja kui veab, siis saaks sealt ka töökoha. Ehk siis pöidleb pihus, loodame, et ma saan suvel hakkama. Aga kas sa siis tahaksid nii-öelda, et sul on järgmine aasta on 3. kursus, on ju, et siis kooli kõrvalt veel tööl ka käia lisaks teistele asjadele? Üks asi, mida ülikool õpetab, on aja planeerimine. Mina olen planeerinud oma aega nii, et ma saan oma EAP-id jaotatud nii, et mu 3. aasta on võimalikult hõre ja tänu sellele ma saangi just seda teha, et tegelikult see tasub ära esimesed aasta või 2 väga pingutada, võtta kõike, mida sa saad ja siis viimastel aastatel nagu reaalselt teha töökohta kõrvalt, sest et minu arvates ainuke asi, mis annab sul tööturul eelist, on sinu kogemus. See, et sa saad öelda, ma olen teinud midagi, ma ei ole lihtsalt värskelt baka lõpetanud ja nüüd mul on paber ja nüüd ma saan kõikjale, sest et tegelikult see paber ei tähenda midagi. Need kogemused, mis on sinu taga ja see, mis sa oled õppinud, on see, mis teeb sind nagu väärtuslikuks tööturul. Aitäh sulle, mul oli väga põnev. Jaa, aitäh kutsumast!